Tere taas, kallid kuulajad ja vaatajad. Me oleme siin stuudios jälle koos Elenaga ja jätkame oma vestlusi human designi teemadel. Ja eelmine kord me rääkisime südamekeskusest, Me rääkisime kõrist Näed, ja milline ma saan aru, et täna on- keelevääratus, jaa. mis mul südamel on. ma saan aru, mis seal südamel on. Tere minu poolt ka. Ja me rääkisime enne kord kõrist. Ja ma saan aru, et me täna siis nüüd on otsustatud, millest me räägime. Ja ma tahtsin küsida su käest, millest me täna räägime siis. No ma arvan, et nüüd on otsustatud, millest me täna räägime. Et hästi põnev. Täna ongi tegelikult ju justkui nagu 7. kord ja täna minul oli siia sõites täpselt selline tunne, et mul ei ole õrna aimugi, millest rääkida, et ühtepidi on nagu rääkida nii paljust, on ju. Ja samas nagu kuidas ja mis jada pidi liikuda, ma ka ei tea, on ju. Et ja ma tegelikult tahaks vist korra minna tagasi selleks, et minna edasi. Et mul on täiega hea meel, et kõrikeskuse teema osutuski aktuaalseks ja et kuidagi sellele eelmisele osale on hästi palju sükest vastukaja tulnud. Et võib-olla, mis ma tahaks nagu kuidagi kõlama jätta, on see, et kõri teemad ei ole ainult eneseväljendussõnades, et kõri tegelikult mõjutab kõiki meie eluvaldkondasid, just nimelt, et alustades sellest, et kuidas ma räägin, ja kas ma räägin niimoodi, et ma räägin nagu peast ja mõistusest ja üritan nagu hästi ära pakendada asju, et oleksid ilusad sõnad, mis teistele meeldiksid. Ja kas ma teen sama ka oma loominguga ja kas ma tegelikult teen sama ka oma elustiiliga ja oma välimusega. Et tegelikult kõriteemad, see siuke loomulikkus. Kogu eneseväljendus. Ja. Et see on nagu üks asi, mis ma tahaks täiega kuidagi kõlama jätta ja päris mitu inimest kirjutasid ja küsisid, et okei, et ma saan aru, et mul on kõriga teema, et meil kõigil on kõriga teema. Meil ka. Et selles suhtes sa ei ole üksi selles, aga et kust alustada, mida teha. Et kust alustada, ma täiega soovitaksin, vahet ei ole, kust sa alustad. Suures plaanis tegelikult vahet ei ole, kust sa alustad. Et kas sa alustad sellest, et sa võib-olla esimest korda mingisuguste enda jaoks turvaliste inimeste keskel räägid oma enda häälega. Ehk siis ütled välja selle, mida sa päriselt tahad välja öelda. Või siis mul oli täna hommikul hästi äge siuke sakraalse seikluse Zoom ja me jõudsime seal riietuseni. Et tegelikult ka see, kuidas me ennast riietame, tundub küll hästi siuke pinnapealne, on ju. Aga tegelikult me väljendame ju ka läbi selle, või vähemalt võiksime, on ju. Et dress to express, not to impress, on ju. Et tegelikult vahet ei ole, mis valdkonnast sa alustad. Et ma olen jumala kindel, et meil ka kuulajate, vaatajate hulgas on hästi palju neid, kes ei julge ka päriselt nagu selga panna seda, mida tahaks, on ju. Et nagu ma tegelikult täna hommikulgi rääkisin, et mul endal sisuliselt sama teema, on ju. Et 1,73 pane 10-11 senti kontsad alla ja ma olen nagu silmnähtavalt pikk vili, on ju. Et mitte nagu ainult keskmisest Eesti naisest pikem, vaid ka väga paljudest Eesti meestest pikem. Ja mul on sellega olnud nagu selline tõsine trauma, et siis, kui ma koolis käisin, ma tahtsin täiega rahvatantsu minna. Ma olin jumal pikki poisse polnud ja rahvatantsu õpetaja jaoks nagu visuaal oli väga oluline. Ma ei saanud tantsida sellepärast, et ma olen liiga pikk ja see on nagu midagi, mille osas sa nagu mitte midagi ette võtta ei saa, on ju. Kui siis ainult see, et ma käisin niimoodi nagu tead, need õlad ettepoole, on ju, selglössis ja ma tegin seda, ma arvan, et kooliaja lõpuni välja, et olla kuidagi nagu lühem, on ju. Sobituda. Just. Et selles mõttes, mul on täna endal ka teema, mul täiega meeldivad kontsad ja mul nagu täiega palju ägedaid kontsakingasid, sest tee mis tahad, neid tehakse kontsaga nagu palju ägedamaid kui ilma. Ja ma ei kanna neid nii palju, kui ma tahaksin. Et üks asi on see siuke, ma toon ettekäändeks mugavuse, on ju. Aga tegelikult ebamugav ei ole mitte kontsadega käia, vaid kontsadega nagu olla pikem kui teised, eks. Et mida ma nagu tahangi öelda, et ühtepidi tundub, et meie erinevad eluvaldkonnad on justkui nagu kuidagi hästi lahus, aga tegelikult ei ole.
ja vahet ei ole, millisest eluvaldkonnast sa alustad, oluline on see, et sa alustad. Et noh, alustad sa sellest, et sa võib-olla kusagil esimest korda ütled välja, mida sa tunned või mida sa tahad või mida sa vajad. Võib-olla esimest korda sa näitab maailmale, ma ei tea, mingit luuletust, mille sa kunagi oled sahtlisse kirjutanud. Võib-olla sa nagu esimest korda päriselt võtad riidekapist välja selle ühe kleidi, mida sa oled hoidnud mingiks jumal teab mis eriliseks puhuks. Ja tegelikult ka ma tahaks, et see jääks ka nagu kõlama, et me kuidagi ootame seda õiget hetke, õiget päeva. Aga come on, noh, ma ärkasin täna hommikul üles, ma olen elus, ma olen terve ja no täna paistis päike ka, on ju, ja ma olen siin ja täna hommikul paistis päike ja see on Eestis nagu haruldane, me iial ei tea, nagu selles mõttes, et see suvi on hästi näidanud, et praegu päike paistab ja siis nagu 3 minutit hiljem võib sul äikesevihm olla, et see on juba piisav põhjus. Et ka nagu asjad, mis meil on, see, mida me omame, võiks meile valmistada rõõmu ja selleks, et me saaksime rõõmu tunda, rõõmu kogeda, siis nagu noh, tuleb ka seda kasutada, on ju. Ja kui sa nüüd ka nagu noh, hästi lihtne sihuke nagu näide on see, et kui sul on ka kapis nagu mingeid asju, mis ootavad erilist puhku, on ju, siis päris kindlasti sa ei too ka enda seest kõike erilist ja kõike võib-olla liiga värvilist või liiga nagu sihukest noh liiga, on ju, välja ka muus valdkonnas. Et vahet ei ole, kust sa alustad, aga alusta kusagilt, alusta sealt, noh, mina ütleksin, et alusta sealt, kus on kõige ebamugavam alustada, aga baby steps toimub teinekord paremini. Väikeste sammudega. Just nimelt, et mis iganes see on ju, et tuleb kusagil alustada ja hea on alustada ikkagi turvalises ruumis. Ja siis noh, sealt on juba hea. No kui mets on turvaline ruum, et kui veel ei ole sõpru või ei julge veel inimeste keskel, siis esialgu võib ka üksinda äkki metsas harjutada. Ja, aga kontsakingadega metsa ei tasu minna, see võib ma mõtlesin pigem, et mingi metsa minna luuletusi lugema või laulma või oma ette ja karjuma. vaata, see on nüüd natuke teistmoodi selles mõttes, et noh, me liigume südamesse, me liigume nagu tegelikult täitsa põhjusega edasi südamesse, on ju. Et üksi iseendaga, noh, alustuseks jah, muidugi, et kui sa nagu ei luba endal iseendaga üksi olles olla sina ise. Ja see on ka põhjus, miks ma olen hästi palju nagu kuidagi toonitanud seda alati, et aeg iseendaga on püha. Ja kui sa nagu ei tunne ennast ja noh, tunne ennast ei tähenda seda, et käi hästi palju koolitustel, vaid see tähendab seda, et päriselt ole iseendaga. Ja ole iseendaga niimoodi, et sul ei ole välistimulatsiooni. Noh, et kõige käepärasem asi täna on tõesti see, et jäta telefon maha, jäta kõrvaklapid maha, mine lihtsalt loodusesse ja ära mine sõbraga, mine üksi. Et veeda aega iseendaga. Ainult siis, kui sa oled päriselt veetnud aega iseendaga ja rohkem kui 10 minutit aasta jooksul, ja seda ka suntsusest ja seda ka suntsusest ja ebamugavusest, on ju. Et kui sa saad kätte selle mina iseendaga, see loomulik seisund ja just sihuke tundepõhiselt, et siis sa hakkad tegelikult aru saama, kuidas sulle mõjuvad teised inimesed, kuidas sulle mõjuvad erinevad keskkonnad. Et see on nagu ülimalt oluline ja noh, kui üldse keegi räägib, et noh, et HD või et kust alustada, siis ma ütleksin, et noh, human designiks on lihtsalt üks tööriist. Aga alusta sellest, et sa lubad endale aega iseendaga ja täiesti eemal kogu välisest mürast. Seda müra on nagu nii palju. Ja juurde tuleb. Ongi. Ja me läheme selles mõttes sõna otseses mõttes lolliks, kui me ei hakka selekteerima selles müras seda, mis resoneerub ja mis mitte. Ja noh, strateegia autoriteet seal tegelikult tulevadki appi, on ju, noh, eeskätt autoriteet. Et noh, jällegi teeme väikese kõrvalepõike, nagu ma ütlesin, strateegia autoriteet, ma hakkan seda trummi siin palju taguma, on ju, et strateegia sinu energiatüübile, energiatüüpi tasub suhtuda kui arhetüüpi, ei tasu ennast samastada sellega, aga tasub katsetada sellega, et mis siis, kui mina selle arhetüübi esindajana toimingi niimoodi. Võtta seda kui mänguna. Just. Noh, samamoodi nagu siin tuli ka sükest ägedat vastukaja, et inimesed läksid ja proovisidki arbuuse nagu siuke plõksu pealt valida ja toimiski, on ju. Et jaa, seda ei tasuks võtta liiga tõsiselt ja tavaliselt, kui nüüd mingisugused süsteemid või midagi levima hakkab, siis noh, paratamatu osa sellest on siuke kastitamine ja sildistamine, on ju. Ja lihtsalt noh, isegi kui sa kasti satud, tule välja. Aga strateegia on loomulik toimimisviis. Kas me võiksime need energiatüüpide kohta üle korrata või? Me võime. Sakraalsed tüübid, generaatorid, manifesteerivad generaatorid, oota, et vastata.
ja noh, ma üritan siis mitte väga süvitsi sinna minna, sest et Mhm. muidu ma hakkan kohe rääkima, Jaa. et kõigele saab vastata ja värki-särki on ju, noh, lihtsalt generaatorite puhul, noh, need täitsa tavaline generaator on ju, nagu mina, kõigele saab vastata. Samamoodi ma saangi vastata hommikul sellele, et kuule, hello, ma ärkasin üles, päike paistab, noh, ma hingan, on ju, et ma saan vastata kõigele, tegelikult iga mu selline hingetõmme on vastus elule. Ja noh, siis juba tulevad mängu autoriteedid, on ju, aga oota, et sa saaksid vastata, elu toob ette, otsusta siis, kui sa ristmikule jõuad. Manifesteerivatel generaatoritel on seal vahel see sihuke tõehetk, noh, mängin korra nagu läbi, et elu tõi mu ristmikule ja ma saan nagu enne, kui ma päriselt valin selle tee otsa ja lähen teele, ma saan korra nagu läbi mängida, et mina seda tegemas või mina seda valimas, on ju. Manifestoritega jälle taaskord asi on väga lihtne, praktikas komsi-komsa, on ju, aga tee, mis tahad, lihtsalt ütle enne, kui tegema hakkad. Et see informeeri enne algatamist, et õige tunde pealt, nii kui on see sihuke, noh, see sihuke algatav impulss, on ju, see sihuke loominguline särts, et siis selle najal tuleb algatada, aga tuleb enne teistele öelda, mida sa tegema hakkad. No projektorid, oota, ja ma nüüd rõhutan seda tunnustavat kutset. Mis ma ise olen viimasel ajal hästi palju tunnetanud, on see, et mida rohkem ma iseendaga olen ja mida rohkem olen iseendaga hea, siis seda rohkem ma tunnen enda seest mingeid kutseid minna kuskile mingil hetkel või teha midagi mingil hetkel ja siis sealt tuleb midagi, loob midagi uut nagu. Et see on niisugune huvitav mänguline asi, mis ma olen hakanud märkama, et kuulata siis ennast, siis need kutsed tulevad ka enda seest nagu. Ja siis, kui identiteedikeskus on defineeritud, siis seal on kohe rohkem mängus, noh, ma olen identiteedi autoriteediga. Projektoritel on hästi palju vaata sisemisi kutseid. Ja ma olen nagu täheldanud, et kõigil projektoritel, kellel on identiteedikeskus on defineeritud, siis seal on nagu palju ka sellist just nagu, noh, nagu tead suurem kutse on ju. Et on nagu sihuke suurem tunnustav kutse, et justkui nagu elu kutsub mind ja just mind, noh, seda tegema või kuidagi nagu esile astuma, on ju. Et ka see on kutse, aga just nimelt see sünnib vaikuses. Et see ei ole ka niimoodi, et ma inimeste keskel lihtsalt torman hooletult ringi ja siis muudkui, on ju. Reflektorid, oota kuu tsükkel, ehk siis ei mingeid suuri otsuseid. ei mingeid tormakaid otsuseid. Ja seal on ka ikkagi see, et tavaliselt nagu noh, väljaspoolt tuleb kas siis elu toob su ristmikule või tuleb mingi kutse või mingi küsimus ja siis mida suurema kaaluga otsus tundub ja jällegi, et see ei ole mitte sihuke nagu noh, et me nüüd kaalume ära need otsused on ju ja ütleme, aga eeskätt, mis ikkagi puudutab keskkondasid ja inimesi, et seal ei tasu tormakas olla. Nüüd noh, autoriteedid, ma ei tea, kas me hakkame neid siin, ma arvan, et me ei hakka neid, Ütleme järgmiseks korraks. ma ei hakka neid vist kõiki kohe üle käima, aga autoriteet, kui me nüüd jälle nagu tüürime tagasi sinna, kust me korra kõrvale põikasime, on ju, et autoriteet on see sinu sisemine kõige usaldusväärsem hääl. Mul on endale hästi meeldinud seda kujundit kasutada, et see kõige objektiivsem, adekvaatsem, kõige kainem, kõige küpsem täiskasvanu kodus, kes on võimeline sinu eest tegema neid kõige ausamaid ja kõige õigemaid valikuid. Et paratamatult kõik, mida me ikkagi mõistusega otsustame, on manipuleeritud. Ja noh, kõige parem müügimees ja kõige suurem orjapidaja ei ela mitte kusagil väljaspool meid. Ise teeme. Ise räägime endale lugusid, ise loome selle sundsuse ja siis hakkame ise endale maha müüma. Noh, läheme ise endaga vastuollu, oleme enda suhtes vägivaldsed ja siis räägime hea loo sinna takka otsa, et aga noh, aga tegelikult maailm toimib nii või tegelikult nii peab, on ju. Ei pea, on muid valikuvõimalusi ja tegelikult, no mis mulle nagu meeldibki, et miks ma tegelikult HD-d hakkasin ka jagama, miks ma seda ka nagu täna teen, on ju, on see, et siit joonistub välja neid rohkem valikuvõimalusi ja mitte neid valikuvõimalusi, mida keegi väline sulle ütleb, vaid et mida elu sulle näitab. Et on nagu võimalik päriselt tulla kohale oma ellu ja hakata märkama, hakata nagu noh, elama päriselt, mitte ainult peas, mitte minevikus, mitte tulevikus, mitte lugudes, on ju, vaid hakata nagu päriselt märkama, mida elu sulle ette toob ja mis valikuid on veel. Ja meil on nagu tihti õpetatud, noh, et kui sul on selline olukord, siis on noh, nii või naa, on ju. Tegelikult on nagu igas olukorras on neid valikuid nii palju rohkem. Ja sama lugu on see, et ka meil neid tuleviku noh, potentsiaalseid neid harusid või teekondasid, et noh, ka siis, kui sul on see sihuke koht, kuhu sa välja pead jõudma, sul on võimalik sinna jõuda ju nii väga mitut erinevat moodi. Ja nendel ristmikutel, noh, minu jaoks nagu elu ongi sihuke üks lõputu ristmikute jada, on ju. Ja tegelikult, noh,
sa nagu saad eksida, aga samas nagu ei saa ka. Et sa saad ringiratast käia. Kui sa nagu selles mõttes kogu aeg igal ristmikul muudkui nagu, ma ei tea, mingi paremale, on ju, siis suure tõenäosusega sa paned ringiratast, eks. Et sellepärast human design ongi ellu rakendades siuke hästi äge kingitus, et see aitab sul. Ma ütleks, et ajaga järjest maagilisemaks läheb. Ongi. Ja mängulisemaks. Nii ongi. Ja praktika, võtmesõna on siin praktika. Ja just see iseendaga veedetud aeg. Jep. Ja kuidas me siis nüüd jõuame südamekeskusesse kõrist? Võib äkki keegi küsida või mõella? Kas sa tahaksid rääkida meile, kuidas me jõuame kõrist südamekeskusesse? Jaa, läbi selle ühe kanali, mille ma eelmine kord ära unustasin. Põhjusega siis järelikult. Põhjusega. 45-21. 45-21 on tahte avaldamine. Mina tahan. Kui palju sa kuuled keskmist eestlast, me praegu ei hakka üldistama mujale, aga kui palju sa kuuled keskmist eestlast rääkimas sellest, mida ta päriselt tahab? Minimaalselt. Kui palju, sealhulgas ma ei saa praegu ennast kuskile mujale kõrvale tõsta, aga kui palju, ka sina ja inimesed meie ümber, on ju, pööravad tähelepanu ja räägivad sellest, mida ei taha? Kõvasti rohkem. On ju? Jah. Et siin on päris palju kive minu enda eeskätt mineviku kapsaaeda, aga see nõuab hästi palju eneseteadlikkust, kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia mitmel erineval moel, on ju, ja südantkõriga alustuseks ühendab ikkagi manifesteeriv kanal, mis tähendab seda, et sõnad loovad. Ja kui ma vaatan tagantjärgi ja kui ma nagu hästi teadlikult vaatan ka hinnanguvabalt inimesi enda ümber, siis väga palju ja väga tugev energia läheb taha sellele, mida ei taha. Ja. Ma ei taha enam ja siis tuleb, on ju. Ja hästi palju on seda just negatiivset poolt, et see on pahasti. Sama vinkumise verisemise. Just. Nüüd, kui me räägime ikkagi sellest, et sõltumata sellest, kas me nagu usume või ei usu või millesse me usume, aga me elame ikkagi sellises sageduspõhises maailmas. Ja ma usun, et see kõnetab täna juba üha rohkemaid, et ei ole lihtsalt mingisugune on ju, vaid ikkagi. Ja selline sageduspõhine maailm, sulle kajab maailmast vastu see, mida sa sinna välja karjud. Päriselt minu meelest sellist sageduslikku resonantsi või sellist vastukaja ilmestab kõige paremini see kanjoni näide, et kui ma seisan kanjoni ääres ja ma kogu aeg karjun sinna jobu ja mulle kajab sealt vastu jobu. Ja siis ma hakkan nagu karjuma, et ise oled jobu, siis mulle kajab ikka jobu vastu, mida rohkem ma karjun, seda rohkem kajab mulle sealt seda vastu, eks. Ja siis me tavaliselt üritame, nagu hakkan, ma ei tea, kive loopima, hakkan kanjoniga võitlema ja mida kõike veel tegema. Aga lõpeta ära kanjonisse jobu karjumine. Ja vaata, see nüüd ongi see hetk, et lõpeta ära. Kuula ära see kaja, mis sulle sealt veel korra kajab, on ju. Hästi tihti seda nimetatakse või peetakse kuidagi nagu karmaks, on ju. Et ei, ise karjusid jobu, sulle nüüd lihtsalt kajab see vastu. Nüüd hinga sügavalt sisse, saa aru, õpi. Et tegelikult läbi selle vastukaja, kui me hakkame nagu vaatama seda, mis mulle maailmast vastu kajab, nagu sellise. Ma olen palju öelnud, et inimesed ei ole alati meile peegliks, ammugi ei ole inimesed alati meile puhtaks peegliks. Küll aga peegeldavad olukorrad päris palju meile. Just nimelt olukorrad. Sellepärast, et me võime sama inimese võtta, on ju, ja me võime ta panna nagu käituma nõmedalt ja mingis kohas see nagu trigerdaks sind ja mingis kohas üldse mitte. Mis tähendab seda, et olukorrad päris palju peegeldavad meile seda, mida me ise siis nii-öelda välja karjume. Kas sa saaksid tuua mingi näite? Sa mõtled, et kuidas olukord on peegel või? Jah. Okei. Oletame, et mina räägin sust hullult halvasti teistele inimestele. Räägid, mis siis saab? Räägin, et sa oled nagu hullult, mis ma võiks sust üldse halva rääkida? Oportunistlik olen, ärakasutaja. Tegelikult nagu kind of, sa nagu oledki oportunist, ma ei saa seda halvustavalt seda võib halbade sõnadega nimetada selles. Ja siin on jälle nüüd see sõnade tähendused ja seosed, on ju. Aga et oletame, et ma täiega räägin sinust halba ja et ma olen täiega kade su peale, on ju. Ma ei tea, blond, ma ei ole, on ju. Ja siis ma olen täiega kade su peale ja siis ma nagu täiega räägin sust halvasti ja siis puutun kokku ise pahatahtliku kadedusega. Et läbi mingisuguse olukorra, see kajab mulle vastu, on ju.
Mhm. Ja siis, kui ma nüüd nagu selle asemel, et ma hakkan ründama seda kedagi teist, eks ju, läbi kelle mulle kajab see kanjonist vastu, Mhm. vaid ma saan aru, et ok, davai, I did it. Lihtsalt hingan sügavalt sisse ja panen puid alla. Ehk siis vastutus iseenda tegude eest. Et vastutus sellest, mida me tegelikult nagu välja paneme, aga rohkem sellisel energeetilisel tasandil. Et see kavatsus on tegelikult seeme, on ju. Ja läbi sõnade me tegelikult toome oma kavatsuse välismaailma. Ja siin ongi see, et miks halvad asjad juhtuvad heade inimestega. Mitte sellepärast, et me elame niivõrd, on ju. Sellepärast, et kui me räägime sellises sageduse maailmas, siis sageduse maailmas ei ole see, et kas ta ütles ilusaid sõnu, vaid loeb see energia seal taga ja see kavatsus. See on see, mis loob. Mitte see, et kes ütleb ilusamaid sõnu. Sa võid, nagu ma armastan sind öelda ka sellise energiaga, et tead, Raisa lööks maha, on ju. Et selles mõttes vastutus sellest, mida sa maailma sageduslikult välja paned ja selline mitte karistav vastutus, vaid selles mõttes selline uudishimulik parandav vastutus. Et me ei saa seal muud moodi õppida, meid ei ole õpetatud seda tegema. Ehk siis kohtle teisi nii, nagu sa tahad, et sind koheldakse, aga ilma nagu tagamõteta. No, pigem on nagu see, et arvesta seda, et see, mida sa kanjonisse karjud, kajab sulle vastu. Ja kui sa nagu tahaksid, et sulle kanjonist kajaks midagi vastu, siis karju see sinna esimesena. See on siuke suur iseendaga töö, peab ka endale meelde tuletama, see on isegi üksikute sõnade väljaharjutamine võtab ikka aega. Ongi, aga ongi. Ja see sellepärast ongi, mulle on hästi kõnetanud, et human designis on ka vaata siuke nagu deconditioning, on ju. Ja siis on nagu hästi paljud muud õpetused räägivad sellisest unlearning ust. Eesti keeles, ma ei tea, ei ole häid, mis ei ole, on ju. Et ma olen nagu ka tükk aega mõelnud, et mis see siuke hea eestikeelne vaste oleks, ei ole, eks. Aga see on selline lahtilaskmise teekond. Et maailmas, kus me praegu oleme nagu rohkem kui kunagi varem mentaalselt stimuleeritud, meil on nii palju infot ja müra ja me kogu aeg tunneme, et kui me teaks vaid rohkem, et küsimus ei ole selles, et meil on täna info nagu paari plõksu-klõpsu kaugusel. Et küsimus on selles, et kuidas me saame seal orienteeruda ja kuidas me saame tegelikult hakata nii-öelda nagu teadlikult looma. Et hästi palju räägitakse ka sellisest energeetiliselt teadlikust loomisest. Ja kui ma peaksin selle nagu ülilihtsalt ära lihtsustama, see ongi see, et karju kanjonisse seda, mida sa tahad, et sulle kanjonist vastu kajaks. Just ma eile just sain aru, et mina ei saa faktiliselt vaielda inimestega, sest ma olen nii tajupõhine inimene, et ma nüüd teen tunde järele, et siis mida ma vaidlen oma tunnetega, nagu jumala mõttetu tegevus nagu. No inimestega vaidlemine on tegelikult üldse küllaltki mõttetu tegevus. Jah, aga siis see on sama, et ei ole mõtet nagu las teistel siis olla hästi ja nagu elada oma elu. Mina olen avastanud siuksed erakordselt mitu vabastavat asja. Alustuseks on see, et mul ei pea õigus olema. Ma ei pea teadma kõiki vastuseid ja siuke väga tihti sobib hullult hästi see, et kui sa oled lihtsalt nagu ok. Et kui kellelgi on nagu mingi teine arusaam või teine maailma nägemus ja ta hooletult tuleb rakendab projektorite energiat. Ja tuleb õpetama sind, kuidas päriselt elada ja kuidas sa võiksid teha asju teisiti, siis väga hästi toimib see, et ok. Lihtsalt nagu ok. Ma aktsepteerin sind, ma aktsepteerin sinu vaatenurka, aga ma ei võta seda enda sisse, ma ei hakka sellega midagi ette võtma. Nii, aga kui me jõudsime nüüd kõrist südamesse ja me oleme teel kõrist südamesse. Et kui me rääkisime sellest tahtmisest, sõnad loovad. 3 väga manifesteerivat kanalit on need, mis ühendavad mootorid otse kõrisse, Mangennide kanal on siis 3420, et ma sinna praegu väga palju pikemalt ei taha minna, aga sellest on kodukal on nüüd kirjas ka, on ju. Et aga eriti 35, 36, 12, 22, 45, 21 sõnad loovad. Et siuke esimene asi, mis ma tahaks nagu hästi südamele panna, on see, et vali hoolikalt oma sõnu. Ja mitte nagu sellises ähvardavas võtmes, sest et ma olen päris kindel, et kõik, kellel on need eelmainitud kanalid või siis jupikesed lähevad ka arvesse, et sa oled juba kogenud seda, et kuidas sõnad loovad. Ja ole leebe endaga seal ümber õppimise aastatel, sest see on normaalne, et vahepeal tagasi harjumustesse kukutakse. Ja võt sellepärast ma ütlengi, et hinnangu vabalt. Et tegelikult ka mina ei ole ennast mitte kunagi suutnud nagu materdada, süüdistada või nagu peksta
arenema või olema parem versioon endast. Et mulle väga meeldiks, kui me üha enam hakkaksime iseenda puhul, noh, et kui vähegi kõnetab, on ju, et siis ikkagi enda puhul ka lahti harjutama seda, hirmutan ennast arengusse või hirmutan ennast asju tegema või karistan ennast paremaks versiooniks endast. Ma arvan, et see on üks suur põhjus, miks mulle human design nii väga meeldib, et on ikkagi põhimõtteliselt positiivselt motiveeriv nagu psühholoogia või selline nagu, et ta nagu toob välja need võimalused, kui sinu potentsiaali nagu. No jah, vaata, siin on ka see valguse varjupool, on ju, ja mina olen näinud ka neid human designi käsitlusi, mis ei ole, mis on ka nagu sellised nagu hirmutamise põhised, on ju, et on erinevaid lähenemisi, noh, kui vähegi on valikuvõimalust, siis ma täiega innustaks ja tegelikult see puudutab nagu kõike muud, mitte ainult human designi, aga et me ikkagi selliste sundsuse ja karistusega me saame ainult trepist alla minna. Et noh, kui sa tahad ikkagi nagu rõõmu ja kergust ja noh, midagi nagu kergemat. Trepist ülesse. Noh, jah, just nimelt, et peabiga ei sunni ennast ei armastama ega rõõmu tundma, on ju. Sama lugu on see, et süü, häbi, hirm on nagu kõige raskemad emotsioonid ja need on kõige raskemad seisundid ja tegelikult noh, sealt tekivad ka siuksed pikaajaline lootusetus, depressioon on tugev sõna, mida ma ei taha kergekäeliselt kasutada, on ju, aga nagu siuke püsiv meeleolu langus, et noh, nüüd süü, häbi ja hirmuga, kuidas sa kavatsed ennast nagu tõsta kergemasse kohta, kui sa nagu üks raskemaid sangpomme, mis sul küljes saab olla? Ja sellest lahti lasta on päris raske, sest väga üritatakse tagasi tõmmata sind sellesse, ikka tunneks häbi ja süüd. Vot, ja nüüd üks peamisi põhjuseid, millega meid tõmmatakse igale poole, on südamekeskus. Et alustuseks, mis ma tahaks, et täiega jääks kõlama, 45-21 me vist ei jõua täna mingi, sest muidu ma lähen jälle mingi üübertiipi ära, on ju, aga 45-21 on tahteväljendus. Tahteväljendus, mis kogub kokku. Ja selles mõttes, et 45-21 kogu HD, kogu I Ching ja mind ongi I Ching vast kõige rohkem siis human designist kõnetanud ja huvitanud, on ju, et kogu see väravate pool, valgusvarjud, alajooned, kõik see, on ju, et seal on nagu hästi oluline on see, et 45-21 mõjutab meid kõiki, ka siis, kui meil endal ei ole neid väravaid, sest me kogeme neid nagunii läbi keskkondade teiste inimeste. Aga et üks asi, mis võiks kohe kõlama jääda, on see, et kui sa vähegi saad, siis ära pane suurt jõudu taha sellele, mida sa ei taha. Sellepärast, et suure tõenäosusega see on nagu jällegi nii lihtne asi tundub, et mis see ikka ära ei ole, proovi praktikasse panna ja proovi püsivalt praktikas hoida. Aga väga elu muutub radikaalselt, nii kui sa lõpetad selle toitmise, mida sa ei taha. Ja siin ei ole vaja nagu iseendale hakata valetama, on ju. Et need positiivsed affirmatsioonid ei toimi, kui seal ei ole energiat taga. Mis tähendab seda, et kui ma nagu täiega, ma ei tea, olen endaga jumala pahuksis ja siis ma hakkan peeglisse vaatama, rääkima endale, et ma täiega armastan iseennast, aga mul, on ju, siis ma valetan iseendale, ma loon veel rohkem seda dissonantsi. Et lõpeta ära rääkimine asjadest, mida sa ei taha. Oleks nagu võib-olla esimene siuke nagu väga kõlav soovitus. Et jää vait, las sulle kajab sealt kanjonist. Kõik see, mis sa oled sinna välja karjunud, võta see vastu, aktsepteeri seda, tee teisiti, proovi teisiti. Et I created this, ma keerasin selle ise nässu. Proovime uuesti. Ja see ongi see siuke nagu selline peenhäälestamine, et meid ei ole õpetatud seda õigesti tegema, meil kõigil on oma viis, kuidas seda õigesti teha. Ja sellepärast mulle nagu meeldibki, et see on justkui nagu ühest küljest on see igal ühel meist täiesti individuaalne teekond, keegi teine ei saa seda sinu eest ära käia. Ja sellepärast mulle on nagu HD-ga meeldinud, et on siuke tööriist, mis ei loo seda sõltuvust, on ju. Heal juhul ei loo sõltuvust kellestki teisest ega tööriistast endast, et ma saan need mingisugused juhised ja ma lähen ja hakkan neid rakendama. Aga samas teistpidi on keskkond ka oluline, sellepärast, et kui sul ei ole seda toetavat keskkonda, kus sa nüüd samme teed, on ju. Et ühtepidi jällegi inimkonnana ka, on ju, et igaüks meist me oleme siin oma teekonnal, aga samas me mängime kogu aeg mingeid rolle mingites lugudes ja me oleme nagu samal teekonnal, on ju. Et aga kui me tuleme tagasi südamesse, siis südamekeskus on enamusel inimkonnast defineerimata. Need protsendid on siuke nagu jällegi suhteline, on ju, et mulle endale nagu väga ei meeldi sellised subjektiivsed faktid, mida nagu presenteeritakse absoluutse tõena, on ju, et ma olen päris kindel, et me ei saa üldistada, me ei saa öelda ja see on nagu pidevalt muutumises, aga ligikaudu siuke 30% elanikkonnast võiks olla need, kellel on süda defineeritud.
ja südamekeskus on tingliku mõju jadas, noh, meil on siis sihuke oma nii-öelda nagu keskuste sihuke pingerida, mille tinglik mõju on kõige tugevam ka kollektiivselt ja kust on kõige keerulisem vabaneda. südamekeskus on selles tingliku mõju pingereas esikohal. Ehk siis enamus inimkonnast defineerimata südamekeskused ja südamekeskus on selles topis, noh, sihuke väline tinglik mõju, millest on kõige raskem vabaneda, on selles topis esikohal. Nüüd saladuskatte öelda, et teisel kohal on emotsioonid ja me päris kindlasti, noh, siis lähiosades pöörame rohkem tähelepanu emotsioonidele, on ju, erakordselt oluline keskus. Aga kui me räägime südamekeskusest, siis tegelikult südamekeskuse selline tinglik mõju kollektiivsel tasandil laias laastus väga palju vastutab ka sellest, miks me ei väljenda ennast vabalt ja ehedalt. Sest et ühest küljest südamekeskus on nagu väga võimas mootor, on ju. Ja seal on nagu, noh, sul on defineeritud, mul on täiesti avatud. Et selles suhtes, noh, minu jaoks on a thing. Noh, ja sinu jaoks on see teistmoodi. Jah, teistmoodi, ta on ka teema minu jaoks lähisuhetes problemaatiline, aga noh, jah, mõistan. Just. Et sul eneseväärtus, noh, pigem sul on see teema, et on nagu kuidagi pisendatud, noh, et tahad liiga palju, oled liiga jõuline, liiga motiveeritud, liiga tahtejõuline naistel, eriti kui on veel 45-21 on nagu keeruline. No selles mõttes saavutamine on kerge, raha teha on kerge, äriga on hästi. Noh, see on see nüüd defineeritud süda, konkureerimine, tänapäeva sihuke nagu ärikeskkond, raha tegemine. Hõimu varustamine ressurssidega, noh, tänapäeval on raha, on ju. Vanasti oli vaja, ma ei tea, läksin jahile, tõin mammuti koju ja kõik muud asjad, on ju. Tänapäeval on raha. Ei ole vaja enam mingi lõket põlemas hoida või et noh, mingi katus pea kohal, on ju. Et raha tegemine defineeritud südame jaoks on kerge. Ja kui nüüd kusagil on mõni defineeritud süda, kelle jaoks ei ole raha tegemine kerge või loomulik, siis järelikult seal on noh, ikkagi tugevalt seda tagasihoidmist, sellepärast, et muidu mul läheb liiga hästi ja siis ma ei samastu nende inimestega enda ümber. Ja see on nagu päriselt a thing. Et nüüd enamus inimkonnast ei ole loodud konkureerima, ei ole loodud noh, sellisel moel püsivalt võistlema, motivatsioon ei ole püsiv. Ja sama lugu on see, et eneseväärtus on väga muutuvsõltuvalt keskkonnast. Ja nüüd defineerimata südamete jaoks on ka väga oluline olla keskkonnas, kus sind väärtustatakse. Siin hiljaaegu ühes teises summis tein ka ühe sükse nagu tugeva kujundliku näite, et mingi aeg levis minu arust Face'is või Instas üks siuke mingi reel, kus oli nagu siuke Lamborghini oli pargitud lammaste keskel, on ju. Noh, on ju. Mis iganes see kontekst oli, aga mind nagu hästi noh, hästi nagu selles mõttes kõnetas see visuaal, on ju. Et meil siin nagu inimeste maailmas väga paljude inimeste unistus on Lamborghini. Nüüd lammastel ei ole Lamborghiniga mitte mõmmigi peale hakata. Nagu päriselt ka, selles mõttes, et lambatallis või keset põldu on Lamborghini kõige mõttetum asi üldse. Ja lambad on nagu siuke, et noh, come on, meil on see muru on nagu selle mingisuguse jura all, on ju, et noh, ma ei tea. Et noh, mis nad oskavad võib-olla ronida sinna peale kakada, on ju, et noh, mitte keegi ei hinda seda seal. Et defineerimata südame puhul tasub nagu arvestada ka sellega, et su selline eneseväärtus, sinu tööväärtus, noh, ka sinu tööväärtus, sinu mille iganes on ju, et noh, sinu eneseväärtus sõltub keskkonnast. Et kui sa nüüd oled lammaste keskel ja sa oled Lamborghini, no need on lihtsalt kujundid, see on nagu päriselt, ma räägin kujunditest. Et kui sa oled Lamborghini lammaste keskel, sõida ära sealt. Noh, et proovi muud keskkonda. Võimalik, kui sa tuled lammaste keskelt ära, siis sa käid korra nagu lehmade juurest läbi, saad aru, et seal pole ka midagi, on ju. Ja siis sa jõuad inimeste keskele ja siis vau, oota, ühtäkki siin ma olen nagu mingi keegi tahetum inimene üldse on. Täpselt, vot see. Ja noh, teine asi on see, et ülioluline asi on defineerimata südamega, see on keeruline teekond. Ja ma olen nagu ise märganud, et mul nagu kuidagi iseendaga üksi olles on sellega väga hea chill. Noh, et pole nagu väga vaja midagi tõestada. Välja arvatud need hetked, kus ma olen väga siuke, et mul ei ole mitte midagi vaja tõestada, mitte kellelegi. Aga las ma tõestan iseendale, ma saan kõigega ise hakkama. See on ka väga hea koht. Et mulle väga meeldis see, kui ma olin siuke, et ma olen tõestamismänguga täiega ära lõpetanud ja siis oli siuke, et ei, mul ei ole mingit abi vaja, las ma teen kõik ise ära, las ma tõestan ise endale, et nagu I can do it all. Inimeste keskel, see tuleb nagu noh, nii teemaks.
tõesta oma usaldusväärsust, tõesta oma väärtust, tõesta, et sa sobitud siia, tõesta, et sa oled keegi. Et me välises maailmas kogu see sihuke enamus rahast, tänapäeva maailmas enamust äri on tehtud defineerimata südamete ebapiisavuse pealt. Ehk siis see koht, kus me läheme iseendaga vastuollu ja see koht, kus me oleme nõus olema ka Lamborghinid lammaste keskel. See tuleneb laias laastus sellest, et ma olen valmis pisendama ennast, ma olen valmis mugandama oma tõde, ma olen valmis ennast ära pakendama kellekski teiseks. Selleks, et kuhugi sobituda, olla kellegi jaoks väärtuslik, olla kellegi jaoks piisavalt hea, on ju. Et see, et mina iseendana ei ole piisavalt 3 punkti, on see teema seal. Kui me nüüd vaatame, et nagu, mis on parim äri maailmas, meditsiini ja valuvaigistite ja stimulantide ja tuimestite kõrvalt, on ju. Naiste ebakindlus. Naiste ebakindlus on nagu parim äri üldse. Ja selles mõttes, et me tarbime hullult palju erinevaid asju, mina olen ka teiega tarbija, just saying, on ju. Aga küsimus on selles, et kas me tarbime neid asju selleks, et olla kuidagi nagu piisavalt head või kellelegi meeldida, või siis me tarbime neid asju, mis meile päriselt meeldivad iseenda pärast, ja kas me tarbime neid asju selleks, et rõhutada oma enda nii-öelda nagu erilisust või unikaalsust, eks jälle nagu natuke ringiga tagasi sinna, kust me alustasime. Aga et näiteks, kui ma ka ostan endale riideid, kas ma ostan endale riideid selleks, et näidata kellelegi teisele midagi? Või sobituda massi. Või sobituda massi, või siis selleks, et iseendana nii-öelda kodunt välja astuda, et tunda ennast hästi, on ju. Et see on see koht. Ja see on kõige tugevam tinglik mõju ja sellest ilma eemaldumata, ilma nagu korra välja astumata sellest mängust. Et see sama see siuke, tee piisavalt palju raha ja siis sa oled vaba, on ju. Ja see, et kui sul ei ole nüüd mingisuguseid investeeringuid või mingisugust vara, need kõik need ju, kogu see siuke hõimu varustamine, staatus, vara, omand, raha tegemine, parim olemine, esimene olemine, see kõik on südamekeskuse teema. See on huvitav, sest ma tean, et minul on nagu see, et kui ma olen nii-öelda kade kellegi peale, siis ma võtan seda kui positiivset asja, et vaata, tal on nii äge, on ju. Ja see motiveerib mind nagu olema veel parem või see nagu annab mulle nagu inspiratsiooni, aga ma ise olen tundnud seda, et see pigem nagu teiste inimeste poolt on see, et üritaksin maha teha või nagu maha tõmmata või vähemaks muuta nagu. Vaata, ja siin nüüd ongi erinevus. Sul on see mootor, mis paneb sind arenema selle pealt. Oota, keegi on must parem. Ma tahan nüüd saada paremaks. Ja siis tuleb vaata see. Siin on siiski erinevus erinevates väravates kanalites ja mis millega on ühendatud, on ju. Aga sul on see, et tavai, ma tahan ka olla parem. Ja siis mul ongi huvitav nagu teist poolt ka mõista nagu selles mõttes. Seda aru. Ja see nüüd on see süke nagu konkurents, on ju. Nüüd, kui mina olen kade, oletame, et sinu peale, on ju. Aga mul ei ole seda mootorit. Mul lihtsalt loomuomaselt ei ole seda drive'i. Siis lihtsam on teist inimest üritada muuta või alla tõmmata, kui hakkad ise. Otse loomulikult, kui ma saan aru, et mul ei ole püsivat jõudu. Ühel hetkel ma ju saan aru, et mul ei ole jõudu. Selles mõttes, et ma lühiajaliselt võin olla täiega tahtejõuline, aga ma tean, et ainult raha mind ei drive'i ei motiveeri, on ju. Toore tahtejõuga ma tean, et ma kaugele ei sõida. Ma lihtsalt nagu, mul kas või keha ütleb üles, on ju. Et ammugi peabi pealt. Et peab on üks hästi põnev teema, kuhu me kindlasti mingi hetk jõuame, on ju. Aga siis minu jaoks ainuke viis, kuidas ma saan tunda ennast piisavalt heana, on sikutada sind alla. Ja nüüd nagu 30% inimkonnast kind of nagu kardavad erinevas valdkonnas. On vähe neid, kes nagu hästi elutervelt südant kasutavad. Eluterve südame väljendus on ikkagi see, et minu egoistlikud soovid, minu ego on tasakaalustatud väärtustega, on ju. Et mind juhivad elus kõrgemad väärtused, minu süke südame hääl, on ju. Ma toimetan oma kooskõlas oma südame häälega ja ma rahuldan muuhulgas kui oma egoistlikud soovid. Sest ma olen nagu viimasel ajal rohkem sellega mänginud ja nagu olnud pigem sealpool, et ma nagu teen need asju, mis ma tahan. Ja kas see on ebamugav, nagu, sest inimesed üritavad kogu aeg mind nagu tagasi tõmmata või pisendada, aga ma ütleks, et see on vähem ebamugav kui see, kui ma üritasin varem nagu sobituda ja olla vähem nagu ja siis mitte teha neid asju, mis teistel teevad ebamugavaks, aga mul oli iseendaga nii ebamugav, et ma ei olnud iseendaga üldse sina peal. Et ka praegult on ebamugav, aga see on kõvasti vähem ebamugav, kui varem oli nagu. Ja ma juba tean, et mind on liiga palju ja ma olen okei sellega tänaseks. Jah, defineeritud süda energeetiliselt paneb teised konkureerima, tekitab ebapiisavust. Ja see on vast üks nagu, ma ei saa öelda, et suurimaid kingitusi, ma olen HDst nii palju kingitusi saanud nende aastate vältel, aga see selline
see siis, kui nagu tekkis päriselt ka sihuke tunnetuslik teadlikkus, kuidas mingite inimeste keskel mul käis läbi see jõnks. Noh, et oota, ma ei ole piisavalt hea, ma peaks nagu noh, et ma kuidagi nagu pean hakkama midagi tõestama, on ju. Või et ma tunnengi, et ma lihtsalt nagu, et keegi teine on parem kui mina, on ju, või et ma pean nagu midagi hakkama muutma või tegema kohe, et ka kuidagi nagu noh, hakata ronima kuhugi, on ju. Ja vanasti ma nagu tegutsesin ju selle pealt. Ja hästi äge on see, et kui sa nüüd nagu, kui sa tunned ka selle jõnksu ära, selle järgi saab tegelikult päris hästi aru, noh, milliste inimestega sa, noh, kas sa oled, mis keskkonnas sa nüüd oled, on ju. Ja teine asi on see, et selle pealt ei pea mitte midagi tegema. Noh, ma ei pea selle pealt midagi ostma, midagi tarbima hakkama, kohe midagi kellegiga võistlema, konkureerima. Üleüldse võistlemine, konkureerimine, noh, ma lõhun ennast. Ma lõhun ennast ja ma lähen lihtsalt mingi täiesti sohu ja rappa ja vesiliiv ja on ju. Et defineerimata südamed ei ole loodud mängima seda sellist kapitalistlikku mängu sellisel kujul. Et seda on võimalik mängida, aga tavaliselt seal on hind. Ja see on nagu ikka väga sihuke vägisi mäng. Noh, hästi palju nagu enda vägistamist ja noh, samas noh, what's the point on ju, või noh, mis hinnaga. Et defineerimata südametel on kõige olulisem eemalduda sellest mängust. Ja jõuda sellesse, noh, keskmesse on ju, strateegia autoriteet siin täiega aitab, sellepärast, et enamus rahast siin maailmas on tehtud defineerimata südamete pealt. See on nii äge, mul just üks siuke tuttav küsis kuidagi seda tsitaati, et noh, et Rao Ruhu on seda kunagi ammu öelnud. Ja siis ta kuidagi küsiski, et noh, mis see minu perspektiiv on ja siis jaa, et ma olen täna nagu, kui hästi teadlikult vaadata seda, siis see selline osta see ja siis sa oled piisavalt hea. Saavuta seda ja siis sa oled keegi, on ju. Kui sul seda pole, siis Jupi pole. seda, siis sa oled on ju, piisavalt. just. Et selles mõttes, et kui sa seda ei tea, kui sul seda pole, kui sa pole sinna jõudnud, siis ei ole nagu justkui väärtuslik inimene, on ju. Ja see uut mudelit ei ole, siis sa ei sobitu ja nii edasi. Täpselt. Et see on see, kus me kõige rohkem rappa läheme ja siin ma ütleksin võib-olla, et just nimelt, et selline südame avatus ja defineeritud südame enesepisendamine on need kaks asja, kus me hakkame kõige rohkem oma loomulikku häält ja seda, kuidas me ka võib-olla hästi loomulikult looksime midagi. Mugandama, kohandama, üle pakendama, kus siin sünnivad ka vaata kõik need mudelid, one size fits all on ju, noh mingi suurepärane turundusstrateegia pakendega kõik oma tooted või koolitused niimoodi ära ja siis jõuate igale poole on ju. Noh ja millest me siis räägime, on ju? Okei, siis seega, et me alustasime nii-öelda varju poolest avatud südame puhul, aga mis siis avatud südame kingitus võiks olla? Päriselt teada elu ja asjade väärtust või? Et ja teistmoodi, edeneda elus teistmoodi. Noh, siin hakkab nüüd mängima hästi palju see, et mis sul selles jadas nagu järgmisena on ju. Et noh, mis siin siis nagu edasi drive'ib, eks? Et noh, kui emotsioonid on defineeritud, siis emotsionaalsed ihad. See noh, saad aru, see siuke emotsionaalne täidetus, see, mis toidab mu hinge, on ju. Kui emotsioonid on defineerimata, siis me jõuame identiteedi keskuse juurde, mis on armastus, on ju. Oma enda tee südamega asju. Et nüüd ongi tegelikult, ja see on hästi huvitav paradoks, on see, et veedalikus tšakrasüsteemis HD-s on ju vaata 9 keskust, on ju, aluseks on veedalik tšakrasüsteem, kus on neid 7 algselt. Et päikesepõimik on tehtud pooleks, noh, seal on emotsioonide põrn, ma arvan, me nendest mingil hetkel räägime ka, ja võib-olla isegi räägime koos, aga südamekeskus on jaotatud kaheks kvaliteediks. Armastus ei ela mitte südames, vaid identiteedikeskuses, mis on see kollane päike seal kaardi keskel. Ja seal elab selline üleisikuline armastus ja armastus kui seisund. Ja südamekeskus on seotud ego ja tahtejõuga ja see suhe mateeriaga. No mis tähendab seda, et umbes nagu 30% elanikkonnast on nagu mateeria nagu sellisel kujul päriselt oluline. Ja nad päriselt oskavad ka mateeriat luua, mateeriat manipuleerida, noh mateeriaga sellisel. Ma praegu üldistan, noh selles mõttes ma tahangi öelda, et siin on nagu sügavamaid kihte ja ma praegu lihtsalt üldistan, et kui kellelegi kusagilt jääb kõlama, siis ma ei saa mingid asja edasi anda ilma teatud laadi üldistusteta, on ju, aga et seda pidi saavutamisega, konkureerimisega, äriga. Noh, ärivaldkond on hästi teema. Noh, kogu see suke raha, omand, vara, kõik see on südame teema, on ju. Defineerimata süda saab olla väga edukas selles vallas, aga teistmoodi.
et see ei tohi olla drive'iv jõud, on ju. See on see point, et see ei tohi olla drive'iv jõud, aga sa ei saa sellest drive'ivast jõust. Mõistuse tasandil üks kõige lihtsam check-up koht on see, et väline tinglik mõju väljendub kõige rohkem mõistuse mentaalsel tasandil. Mis tähendab seda, et kui nüüd mina, mul on täiesti avatud süda, mul on emotsioonid defineerimata, on ju. Nüüd, kui ma lähen iseendaga, ma lähen rändama, eksin ära sinna välisesse mürasse, on ju, siis esimene asi, mida mu mõistus hakkab vatrama, on see, et peaks raha tegema. Mul oleks raha vaja, peaks kuskilt raha tootma, palju maksab, saad aru, on ju. Esimene asi, mis läheb fookusesse, on raha, omand, mateeria, vara, tõestaks midagi, võistleks midagi, saavutaks midagi, on ju. See on esimene asi, mis mu mõistus kohe tootma hakkab, on ju. Kas ma olen ikka parem ja kas ma ei ole parem kui teised. Järgmine asi, mida siis sealt mul mõistus tootma hakkab, on see, et kuidas saaks nagu säilitada harmoonia, väldiks konflikte, püüaks people please ida. Saad juba aru, kus seal see enese väljendus saab otsa, eks ju. Jah. Vot. Et see on see põhjus ja kõri on oluline teema. Ma usun, et me käime nad kuidagi nagu kõik mingi hetk niimoodi jadapidi läbi, on ju, aga meie loomulikus järjestuses. Mis iganes see in the flow ja see süke loomulik kulg või kuidagi, mulle väga meeldib see süke loomulikus voos, on ju. Et ma tavaliselt olen alustanud survekeskuste krooni juurtega, aga praegu tundus kuidagi niimoodi õigem, on ju. Et defineeritud süda parimal juhul on päriselt võimeline oma hõimu varustama, väärtustama ennast ja väärtustama inimesi enda ümber ja looma nii palju, et jätkub mitte ainult endale, vaid ka nii-öelda oma hõimule. On siis oma organisatsioonile, oma perele, on ju. Defineerimata südamed mitte ei peaks konkureerima, vaid tegelikult võiksid siis nagu kuidagi peegeldada, on ju. Ja panustada ja olla, kogu see süke nagu rahaga majandamine tegelikult on defineeritud südamete maailm ja töö valdkond, et defineerimata südamed saavad selles vallas väga hästi peegeldada, see süke väärtuse hindamine, selles mõttes, et mul on mingi väga subjektiivne väärtuse mõõdik näiteks minu enda sees. Kui me tuleme tagasi näiteks kleitide valdkonda, millest ma olen täna palju rääkinud, on ju, hea rääkida enda keeles, et mingisuguse kleidi eest näiteks 30 eurot on minu jaoks liiga palju. Sest ma tunnen nagu, et see ei ole süke nagu tasakaalus, on ju. Ja siis nagu mingisuguse teise asja eest, nagu mingi 300 eurot see jumala õiglane, nagu nii hea diil. Nii hästi saadud, on ju. Et see süke väärtuse mõõdik ja läbi selle avatuse tegelikult need elu, need sügavamad väärtused. Ja väärtuspõhisus, mida ma olen hästi palju soovitanud defineerimata südamega, on alustuseks on see tükk maad tegutsemist, et aru saada, et seda mängu on võimalik mängida teistmoodi. Et ma ei pea nii-öelda, et ära tee raha pärast midagi. Võta raha kui tagajärge. Et ära mine, sinul on okei, kui sa lähed teed raha pärast midagi, õige tundega muidugi. Ainult raha mind ka motiveerima, kui väga armastan raha, aga sul on ka okei. Nüüd tavaliselt nii kui mina lähen ainult raha pärast midagi tegema, siis lõpeb mingi kannatustega ja siis mingi ootamatud lisakulud ja no money also. Kuni on nagu looming vist on see, ongi see iseenda väljendamine looming. Täpselt. Mis tähendab seda, et nii kui ma hakkan raha pärast asju tegema, siis ma hakkan loomingut kohe nagu vägistama, pakendama ja edukus esimene samm on ikkagi iseenda väärtustamine, iseendaga sina peal olemine ja iseenda aeg ja ma mõtlen, mis see süke hea üldistav retsept siin üldse olla võiks. Ma mõtlen, kas nagu, et vist on väga raske nagu jõuda selleni üldse nagu oma nagu hääle ja iseenda väljendamiseni ja iseenda loomingune. Eemaldu mürast. Ja võtta seda iseenda aega nagu. Eemaldu mürast. Et selles mõttes, et see südame teema, mina hakkasin sellest kogemuslikult või nii-öelda nagu tunnetuslikult päriselt aru saama, siis kui ma olin nagu päris pikalt ja päris palju veetnud aega iseendaga. Et ma olen nii tänulik nagu nende väga paljude aastate eest, kus ma olengi kuidagi rohkem nagu ala üksi toimetanud, on ju, ja nagu selles mõttes nagu antisotsiaalne olnud, on ju. See algus on väga raske. Ja siis mingi hetk see muutub nii sõltuvalt tekitavalt heaks, on ju. Et see on minu jaoks olnud ka nagu sõltuvus, on ju. Kui mul nii hea iseendaga, et nii hea oleks müürida ennast ära maailma eest, läbi eraldatuse, eks ju. Et miski ei loksuta mu paati, aga õnneks avatus otsib täidetust ja
eks mul on ka vaja seda motivatsiooni, inspiratsiooni ja eks mulle ka ikkagi emotsionaalselt soojad nunnud inimesed meeldivad, on ju. Et aga siis on võimalik tagasi tulla täiesti uue koha pealt ja opereerida hoopis teistmoodi ka teiste inimeste keskel. Me rääkisime sellest töö poolest ja nagu sellest poolest, aga ma viimases küsiks võib-olla seda, et suhetes, et see on suhetes ka hästi oluline Ja. teema, et ma olen aru saanud, et seal samamoodi suhetes tekitab see Ja. just vajadust nagu Tõestada. tõestada ennast. Ja see energeetiline ebapiisavus, et ma ei ole piisavalt hea. Et defineeritud, noh, alustuseks on jälle Lamborghini lambad, on ju. Et siin on tendents, see on kõige tugevam, noh, sihuke nagu väline tinglik mõju, on ju, mis tähendab seda, et defineerimata süda võib ka jääda liiga kauaks suhetesse, eeskätt defineeritud südamega, kus ta nagu annab ja annab ja ta nagu muudkui tõestab ja tõestab ja tõestab ja see kõik läheb lihtsalt musta auku. Et defineerimata süda varju poole peal, see on must auk. Selles mõttes sa võid mulle nagu nii palju rääkida, et ma olen väärtuslik, elu võib mulle seda nii palju näidata, aga kui ma seda ei näe, siis ma ei näe, on ju. Ja siin võib olla nagu defineerimata südamel võib olla nagu hästi neid äärmuslikke asju, on ju. Et noh, ma väärin nii palju paremat kui sina, on ju. Ja siis järgmine hetk on see, et ma ei vääri mitte midagi ja nagu, saad aru seda äärmuslikkust, on ju. Et ma väärin kõige paremat, minu meelest me näeme seda kollektiivselt praegu hästi palju. Et noh, eeskätt mingid siuke, et jällegi ma kasutan näitena Instagrami mingisuguseid reelse, mis mulle mingil kummalisel kombel ette hüppavad. Kuigi ma olen lõputult tänulik Lamborghini lammaste eest. Aga need samad eeskätt siuksed nagu nooremad tütarlapsed, noh, kes on siuke, et noh, et ala kui mees kõike kinni ei maksa, on ju, ja värk, noh, saad aru, defineerimata süda, on ju. Ja mis on nagu see, noh, top 1, on ju. Et kui sa nagu minu toitu kinni ei maksa, on ju, või mulle kallid kingitusi ei tee, siis järelikult sa ei väärtusta mind. Noh, kui ma tõlgin selle ära, on ju, siis defineerimata süda ja mis me seame esikohal väärtuseks. Et seal võib olla hästi palju seda pendeldamist, on ju. Noh, et näed, mulle keegi kingi, ma ei ole üldse väärtuslik. Noh, et kui nüüd keegi mulle Lamborghinit ei kingi, on ju, siis ma olen väärtusetu. Ja noh, teistpidi on see, et noh, mind väärtustavad ka ainult need inimesed, kes siis maksavad mul arved kinni ja toovad mulle kalleid kingitusi. Et see ei ole nii mustvalge, aga noh, kollektiivsel tasandil me näeme seda ka niimoodi, on ju. Ja suhetesse võib ka väljenduda nii, et defineerimata süda võib kogu aeg tunda ennast ebapiisavana. Ja ühest küljest on see, et ma pean kogu aeg olema keegi teine, ma pean olema kuidagi parem. Ma pean kogu aeg midagi endaga tegema, ma pean kas midagi saavutama, noh, midagi omama. Noh, naiste puhul, kui meeste puhul on valdavalt lihtsalt siuke, et raha, on ju. Noh, et olgu sul rohkem raha ja vara, on ju, ja staatust. No siis naiste puhul tuleb seal tänapäeval on ka juba samamoodi raha, vara ja staatus, on ju, aga noh, palun ole hea, et ole ilus ja ole sale ja mis värk sellega oligi, et hoia kodu nii, nagu sul poleks tööd, tee tööd nii, nagu sul poleks lapsi ja kanna laste eest hoolt. Nagu sul poleks kumbagi? Ei, oota. See oli see, et kasvata lapsi nii, nagu sul poleks tööd, kanna kodu eest hoolt nii, nagu sul poleks. Ühesõnaga, ole kõigile kõike. Kõiges ideaalne, jah? Jah, ole kõiges ideaalne. Saa hakkama, ole täiuslik koduperenaine, olgu toit alati tehtud, on ju, näe super hea välja. See üks jupp, mis sealt ära kadus, oli see, et sisuliselt hoolitse enda eest, nii nagu sul poleks ei tööd, lapsi ega kodu, on ju. Et ole hea, ole nagu kõiges täiuslik. Ja see on see, kus enamus naisi, noh, ma praegu räägin naistest, on ju, meeste puhul ka, aga kus enamus naisi täiega tunneb, et me failime kogu aeg. Sest see ei olegi võimalik. No sest see ei olegi võimalik. Aga noh, kui palju energiat saab raisatud mängu, mida sa ei ole tulnud tegelikult üldse mängima. Et see point ja suhetes on see väga palju ebapiisavust, väga palju enesetõestamist ja väga palju ka sellist võib tunduda, et see on nagu vägivaldne suhe ainult, et vägivalda teed sa iseendaga. Ja defineeritud südamed hakkavad ennast pisendama, hakkavad ennast tagasi hoidma. Ehk siis soovime kõigile aega iseendale ja iseendaga ja vähem müra või? No ei, no seda ma olen kogu aeg siin soovinud endale üle korrutama, ja kõigile teistele, aga eeskätt võib-olla neile, kes on kuidagi human designiga alles nüüd tuttavaks saanud. Ja et kui see sind on nüüd kuidagi kõnetanud ja mingid asjad kõlavad hästi kuidagi, noh, et feels right, kuidagi nagu tundub ja kõlab nagu õigena ja et kuidas ma saan alustada, siis kõige parem on alustada iseendast ja alustada mitte ainult sellest, et stimuleerida oma mõistust, vaid panna see ka praktikasse. Strateegia autoriteet,
ja võta aega, võta regulaarselt aega iseendale, iseendaga. Ja ma tahan hästi toonitada ka seda, et see aeg iseendale, iseendaga ei ole siis, kui sa korterelamus oled üksi magamistoas ja siis sul elutoas on veel, ma ei tea, mingi 2 koera, mees ja 3 last, on ju. Et tänapäeva maailmas me oleme väga harva üldse kusagil, ka nagu energeetiliselt üksi. Et ma täiega soovitan, ma olen lihtsalt nii influencer loodusele. Et see on mind nii palju aidanud ja need, kes on nagu päriselt ka seda teinud, et see sihuke tagasiside on alati olnud üks, on ju. Et alguses on kummaline, esimesed korrad minna on Ja siis muutub elu maagiliseks. no jaa, selles suhtes, et ma võin garanteerida, et kui sa seda teed ja kui sa teed seda rohkem kui korra, 2 ja 10 ja sa teed seda regulaarselt, siis on tulemus. Ja see on märkimisväärne tulemus ja ma tahan täiega rõhutada seda, et kõrvaklappidega looduses käimine ei ole ka üksi iseendaga olemine. Et sealt võiks alustada, eemaldu inimestest ja ära radikaalselt eemaldu ega eraldu, vaid lihtsalt nii-öelda energeetiliselt võta korra oma see Caesari salat sealt kompotist välja, mine ole natuke oma Caesariga, õpi kogema, mitte ainult peaga aru saama. Meie sees on nii palju asju, millest me mitte kunagi peaga aru ei saa. Ja me ei ole tegelikult loodud ka iseendast mõistusega aru saama, mida me nagu kõik ju teeme, on ju. Või vähemalt kuhugi maani. Me nii tahaksime mõistusega aru saada iseendast. Meie sees on nagu nii palju neid osasid ja seda, mis lihtsalt ei allu loogikale ja mida ei olegi võimalik sellisel kujul hoomata, aga mida on võimalik tunda ja tajuda ja teada. Ja nüüd, et jõuda sellesse usalduse kohta, see on võimalik ainult läbi selle olemise. Aitäh sulle, Helena. Et me rääkisime minu arust väga olulisel teemal nagu. Ja ma loodan, et oli oluline ka teiste jaoks. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast. Täiega aitäh sulle ka seal vaatamast, kuulamast ja järgmise korrani. Järgmise korrani.